Ühendagem käed. Sulgegem silmad. Avage oma hinged. Algamas on Jaani podcast. Jaan Kruusmaa podcast. Kes sa oled? Mina olen David. Kus sa tuled? Võrumaalt tegelikult vist. Päriselt? Jah, aga täna tulen siia. Ma kusjuures autoga sõitsin ja mõtlesin, et kes ma siis olen. Üldse mitte sellepärast, et ma peaks ennast tutvustama, aga vaata kui hea, et ma läbi mõtlesin selle. Et ma olen alati tutvustanud, kui viimased ännis olnud. Et proovisin tutvustada end kui kanepi ärimees. Ja see on nagu, et kõlab nii bravuurikalt, aga tegelikult sisu siis, kui taha saab, siis see on nagu kerge pettumus. Okei. Ja siis ma täna mõtlesin, et tegelikult, aga ma teen toitu. Või jah. Ja ma tulengi täna toidu mingi festival olime seal oma krumbiga väljas. Täiega tore oli tegelikult. Väsitav, et pead nagu rääkima ja näitama ja tore olema ja et nagu väsitav, aga tore oli jah. Nii, mis sa selle küsimusega mõtlesid? Mis ma mõtlesin? Ei, no, et viia meie kuulaja või vaataja sinu lainele. Jaa, tegelikult vaikselt saab ainu niimoodi kätte küll. Et ma mõtlen, eelmine saade meil oli ka pikk ettevalmistus tehtud Robiniga, aga siis me rääkisime hoopis 20 minutit spordist. Jah, oota ma kirjad sulle siin. Jah, paneme rohkem. Nii, ta oli spordist. Korraga sinna, jah, et siis mõtlesime, et täna ma olen konkreetne, me alustame kohe sinuga. Okei, väga hea. Kirjelda mulle siis täna seda päeva, et kuidas see päev täna algas ja kuidas see jõudis täna siia, kus sa oled? Tead, mul on siuke ühelt poolt on vaata, suvi on lõppemas, sama energiga ei saa panna nagu suvel oli, et ma tunnen, et ma jaksan vähem ja ma pean kuidagi oma energia eest rohkem hoolt kandma. Niuke, et muidu muutun üks vinguvaks. Ja siis kui ma mõtlen, et mul on, et energia on madal või mul on väsinud olla, mul on niuke nõme. Nii, ja sellele aitab kuidagi nii, okei. Suvi on läbi. Tegelikult täitsa sügis juba. Ja. Ma tahan öelda seda, et vaata see ettevõte, mida ma ehitan, ma olengi täitsa üks ettevõtja rollis praegult. Ettevõte Krump, jah. Naturist. Jah, see kanepi valgukraanul, mis on tegelikult toit, nii. Et ma olengi see nagu ettevõtja rollis, sellepärast, et mu enamus ajast, enamus energiast või mingisugused mõtetest läheb selle ettevõtte peale. Et kuidas seal toimetad, isegi lähed õhtul koju ja saad duši ajal, siis nagu lased paar ringi veel nagu, et ahah, see ja seda võid ka teha ja mõtled, kuidas mingeid asju teha. Mulle meeldib see. Aga et siis lõbus ongi, et mingid teised energiad on ka, et natuke jälle armunud olla näiteks vahelduseks. Täna tulingi kõrval korterist, Parma edasi ja oli tore ärgata ja tunda hommiku hellust ja siis ongi, et sellest siis tuleb tööle minna, siis on trenn on kuidagi väga tähtsaks, ma tunnen, ma olen sõltuvuses sellest niisuguse dopamiini laksus, päriselt nagu tekib pärast seda ja tunnen, et see on väga, et kui mul mingi sõltuvus on, et see on kõige tervislikum sõltuvus, mis saaks nagu olla. Käid trennis, keha on üle ilusaks läinud, söömine on korda läinud, uni on väga heaks läinud. Ja siis ma niimoodi pätserdan õhtuni välja töötades ja siis lähen 2 kassi juurde, söödan neid ja siis panen võimalikult kiirelt magama. Mul on niisugune aeg-ajalt käivad need õhtuti arutelud endaga, et sööd kõhu täis ja siis mõtleks, et kell on mingi 9 või 10, vaataks ühe osa mingit vallalist kaunitari ära.
mingi osa rannamaja või mingi muud mingi täiesti nagu vabandust, aga natuke niuke prügi televisiooni, kus mul lihtsalt mingid emotsioonid on. Ma tahaks neid vaadata ja siis ma niimoodi olen nüüd okei, lähme magama, et siis mul homme parem olla. Ja siis proovin teha niimoodi, et mul pikas perspektiivis oleks nagu hea olla. Teha neid otsuseid rohkem kui neid otsuseid mul mingisugune praegusel hetkel oleks kõige nagu suurem emotsioonipuhang. Et see hoiab mind niisuguses heas kohas enam-vähem. Nii enesekindlalt enam-vähem. Või et ikka ette langemisi, aga siis hüppad jälle reile tagasi. Vaat umbes siuke on mu elu praegult. Kes sa olid enne Naturisti? Enne Naturisti ma olin hipi. No. Ja töötu hipi. Töötu hipi ja vabakutseline. Ja, et ma olin põhimõtteliselt siis aasta enne seda ja tundsin, et ma töötasin end üle ja siis ma läksin töölt ära ja sain töötukassalt mingit preemiat ja vaata saadaks ikka nendele, kes töölt ära lähevad, saavad preemiat töötukassalt, et väga hea. Ja siis sellest alates sain Karmini kokku ja siis reisisime ringi, aeg-ajalt tegime mingit tööotsusid küll. Aga põhiliselt keskendusin sellele, et mul oleks kuidagi hea olla või et tuleks kuidagi tagasi sinna kohta, et nagu lapsena oli, et lõbus oli ka, et elust oli kuidagi lõbu ära kadunud, et ma jäingi nagu tööle, nagu mingi või nagu nõme oli olla. Ja siis et aasta aega tegelesin enese leidmisega, käisin kõik need tantralaagrid läbi ja siis lõpuks oligi siis leidsin mentori, kellega siis all tahtsin hakata šamaaniks õppima. Ja või mul oli niisugune šamaaniks saamise väga suur sisemine põleng ja rännakutel tuli, et jep, et see on õige ja kuni siis minu teele tuli siis mentor ja tegime siis temaga rännaku ja siis ta andis mulle väga võimas rännaku, mingi ooksendasin seal, mingid niuksed taipamised ja mingi kehalised värinad ja mingi vau, täiesti mingi maagiline, müstiline kogemus, mida ei oska kirjeldada. Ja siis andis 2 koduülesannet ja siis üks koduülesannetest oli podcasti hakata tegema. Ja see oli nüüd millal? Suvel? No see oli eelmine suvi. Just. Kus me sinuga hakkasime täitsa pekkis, milline mees podcast tegema. Just. Et ma olin selles kohas, kus ma väga otsisin üldse nagu enda olemise tähendust või nagu seda, et kuidas poisikesest või noormehes kasvada või kuidagi sirguda või võtta see noorem mehe roll või ma nagu kuidagi kas on õnnestunud sul see nii? Või kuidas see on, te kasvaid, kuidas see sul on õnnestunud? Ja vaata, kui ma otsisin hästi vaata, kogu see podcast minu jaoks oli, vaata, ma sain nii, hakkama jälle peale, sain seal mentorid kodutööks, et hakata podcast tegema. Ega ta ei ainult seda sellepärast, et mingi metsikult hea content tuleb välja, ta ütles seda sellepärast, et minule sobiks arenguks väga hästi. Ja vaata, kuidas ma läksin selle koduülesandega, läksin Katsi Egerti juurde, ütlesin, et niuke asi lihtsalt oli. Ja ma chillisin nende kontoris nagu töötu hipi täpselt olin nagu nende kodustatud töötu hipi ja siis käisin nende käest chillimas, ütlesin, et siuke asi öeldi. Nemad kohe oli, et Taavi, võta siis see milline mees. Ja siis ma niimoodi ikkagi, ma kundsin 6 aega kogusin julgust. Rääkisin Tiidu meestekal, läksin mingi hetk teiste meeste ees peitu, läksin metsa ja rääkisin puudele, et tere, see on minu esimene podcast. Ja tegin puudele, tegin esimese podcasti, mida ma siis räägiks, mul oli selline tunne, et mul ei ole midagi jagada. Et ma olin niisugune väike oli olla ja selline, et ma ei tähenda midagi ja et kuidas siis võttagi see, et ma midagi tähendaks või keegi austaks mind. Ma arvan, et see oli kõige suurem niisugune vedav jõud. Et keegi näeks, tunnustaks, austaks ja aktsepteeriks mind ja ütleks, et jep, et sa mõtled õigesti. Ja vaata kõik need vestlused, mis me pidasime nende lahedate meestega, kurat, igaüks andis mulle mingid niuksed nagu õpetused, mis aitasid mind edasi, kuni siis Marko Oolo käis rääkimas investeerimisest ja siis mul oli nagu mingi, kurat, õige värk. Raha on vaja ja et Markol on nii, et see, et rahal ka korras on, see teeb ta nagu elu nagu minu meelest rohkem korda. Või et ta on päris hea, et panin selle sinna mehe rolli ja
siis nii kaua, kuni vaata kramp on tulnud ja kõik elumuutused on olnud ja kuidas ma olen jõudnud praegusesse, on, et ma olen kuidagi lõpetanud need otsingud ära, et mis see mees tähendab, et mida tähendab umbes meesolek. Et see otsing on ära lõppenud ja ma olen, et suva see, mis meesolek tähendab, et ma võin ju lihtsalt teha ja nagu ja ollagi, et see, mis ma teen, ma annan endast parima, et see tuleb välja nii hea, kui ma vähegi suudan. Kui keegi ütleb, et on kehv, siis ma olen talle tänulik, ta aitab mulle teed nagu suunda seada ja et võtan vastutuse selle eest, mida ma teen, mida ma välja annan, mida ma suust välja ajan ja see umbes tähendab, et võtan vastutuse, et tegelen selle tagajärgedega ja tahan, et need tagajärged oleks ülihead ja siis ma olengi võtnud, et aga kui ma tahaks olla oma elu arhitekt, nagu ma praegult arvan, et ma jubedalt tahan olla. Et siis arhitekt annab endast kogu aeg parima, et tulemus, tagajärg, oma teo tagajärg oleks võimalikult hea, et parandada oma hetkeolukorda ja siis iga päev lihtsalt lähebki selle töö tulemusel paremaks. Ja ma praegu tunnen, et mingid asjad hakkavad vaikselt välja tulema või vilja kandma, et ala käid trennis, siis pärast esimest trenni ei ole tulemusi. Käid 2 kuud trennis, hakkab tulema. Käid 3 kuud, jube päris mõnus on ja enesetunne läheb heaks, sama toitumisega, toitub paremini, magad paremini ja need summaarumid, kui liidad need kokku, tuleb päris head tulemused hakkavad ja on päris lõbus vastutada oma tegemiste eest. Muidugi aeg-ajalt läheb perse ka, ütleme ausalt ja siis on päris nõme võtta vastu ja vaadata seda mingi messi, mis sa oled teinud ja võt, et võib-olla et see on minu see vahepealne rännak olnud, kui me viimati rääkisime sinuga nagu podcastis natuke sügavamalt. Mulle väga mõni podcasti vestlused meeldivad. Läheme väga suht konkreetselt ja suht nagu mitte straight to the point, aga nagu sügavale ikkagi, kui oleks võib-olla kohvikus kohvitamas. Distsiplineerib, et nüüd on aeg hoida oma fookus paigal ja sest ma näen ju, et sa kuulad mind ja et kui sa minuga kaasas oled, mis ma siin ikkagi lobaga võiks tappa, et ma ütlen sulle, mis mul umbes on. Aga ma räägin hästi abstraktselt praegult, et võib-olla lasengi sulle edasi küsida. Nii tore on rääkida. Aitäh sulle Jaan kutsumast. Tore, et tulid. Et täna eksprompt saade, õhtune vöönd ja tehnilistel põhjustel ei saanud täna me ruumumis kokku, vaid saimegi hoopis, et tähendab, sina tead, ma olen nagu naljakas sulle, aga räägime vaatajad, kuulajatele, et ühesõnaga me ei saanud tehnilistel põhjustel enam konteineris või ruumumis siis salvestada, varsti saab uuesti, aga siis täpselt päev hiljem vist või paar päeva hiljem helistasid sina? Ma helistasin sulle, jaa. Ja siis nii muuseas pakkusid mulle mikrofone. Mul tuli meelde, et mul kontoris seisab nagu kogu podcasti salvestuskraam ja ma olin, et kuule, et äkki tahad kodus salvestada, et jumala tore, et sul on niisugune hea idee ja mul näed seisab. Et aitäh sulle, David. Nii tore. Ja nii tore, et sa niimoodi oledki koju nüüd üles pannud. Nii tore on nagu ja juba lõpus on niimoodi jutustada siin. Nii tore. Väga hirmus oli niimoodi veel sa pole laivi läinud, mul on võimalus veel mitte laivi panna seda. Ja mul on hea meel, et Maria on meiega siin. Ja Maria on ka meiega siin. Ja nii tore. Ütle tere. Minu kallis abikaasa Maria. Ütle tere. Okay. Maria on vaikne kuulaja. Kärbes seinal. Ja meil on publikud ka täna. Meil on publikud ka. Äge, mu esimene Jaa, okei. Nii. Koer on ka kuskil. Koer on ka. Nii. Jaani kodus. Nii, mis küsimus sa veel mulle valmis oled mõelnud? Päris hästi läheb praegu. Mul siin saab minna küll, aga et ma võin tõmmata kas küsimustesse või teemadesse, et ma mõtlesin, et see, kes sa olid, et sa niimoodi podcasti kaasa tirisid, et ma tulin sinuga kaasa podcasti tegema. See päris nagu naljakas. See oli ka mitte naljakas. Et mitte planeeritud asi. Et mingi asjad liiguvad, sina usaldad, mina usaldasin
ja sündis päris mitu toredat nagu saadet. Täiega, mul on isegi tagasiside nagu öeldud, isegi võõrad inimesed on minu juurde, et kuule, ma kuulsin häälest ära. Kuule, tead, ma kuulasin su podcasti, väga lahe oli. Väga lahe. Hiljuti kirjutas Instagramis üks neiu, et ka igatseb minu häält või kui tore, et täitsa pekkis saadetest. Nii et selles mõttes see podcastidega tore, et enamus jäävad ikkagi netti ülesse, saab minevikust tagasi minna. Võib-olla kõike ise ei tahagi kuulata minevikust tagasi, kuigi tore piinlik on ju. Jah, et see arengu osa, et siis võib-olla peabki endale nagu ka rahu andma, et see, mis oli, eks, et seda analüüsides, niikuinii, see on normaalne, et me areneme, muutume, et tead, ma käisin Eva Esse saates, mind kutsus Naked Love, kannan Naked Love'i särki, mina tulin, nüüd on sinu kord. Vau. Okay. Teevad vibraatoreid, väga lahe bränd. Ja nemad kutsusid mind Eva Essega, koos nad tegi projekti, kutsusid Consentist rääkima ja just selles valguses, et sain jagada enda lugu, kuidas lähisuhtes mitu aastat tagasi olin ma pikaaegses suhtes, juba aastaid olnud ja juhtus selline intsident, et olime festivalil, Intsikurvu, Põlva, nii hea ilm on, näpud püsti, ma olin nudisti tegevjuht sel ajal, nagu võtsin seal jooki mingi sõprade käest, no nii pidumees, õhtul suudlesime telgis, oli sõpra telgid olid kõrval, suudlesime seal telgis ja enda arvestas, ma olen ikka nii peomees, et täna saab kindlalt festivali seksi. Ja et nagu veits tundus nagu kaaslane veits külm, aga veits saab festivali seksi, oli minu sees. Ja umbes suudlesime ja siis tema keeras nagu külje peale ja mina olin nagu davai kondoom peale ja panin sisse. Mingi hetk, et nagu läks, kuidas see hetk vajus ära. Ja vaatan, et pisarad, okei, umbes õhtul ei saanud läbi rääkida, jäime magama ja siis hommikul, ma mäletan nii hästi, istusin siis korvpalliplatsil ja pingi peal ja mu enda elukaaslane ütleb siis, et kuule, eilne õhtu, see oli vägistamine. Ja vaata, seda vastu võtta on nagu jõle häbi, et oled kellegile, keda sa nii armastad, oled teinud midagi, mida ise kuidagi põlastad. Et kes teeb naistele nii? Nagu, et lihtsalt ei tahtnud kuulda ja mingisugused niisugused suhtumised, et nagu suhtes olles, et seks on kuidagi inimväärtus või niuke umbes hoiak või, et naine peab seksi andma. Et kuidagi selline asi oli minu sees elanud ja olnud ja ma arvasingi nii. Isegi kui ma ei tunnistanud, siis ma deep down arvasin nii. Ja vaata, niisugust asju on jube piinlik vastu võtta ja häbi. Ja et justkui nagu niuke, et minu arvamus oli selline. Ja kui ma olen podcast'e kuulanud, siis ma kuulen ka sealt ära mingisugused arvamused, mis mul sel hetkel on. Niimoodi, mis mingi teemaga seoses kerkivad ülesse justkui. See on niuke, jube piinlik, kui keegi teine ka kuuleks ära. No häbi, Et, aga samal ajal ma olen kuidagi tänulik, et need verstapostid saavad mulle vähemalt endale salvestatud. Et kui mulle tundub, et ma näiteks, et ma ei tea, ütleme, et ettevõte failib ja minu kõik tegevused ei kanna ikkagi seda vilja, mis ma oleks arvanud ja et ma ei tea, sportliku vormi ma trenniga ei saavuta, kõik tundub mõttetu ja minu tegemised täiesti siuksed vilja mitte kandvad ja tuleb neid hetki sisse, kui tunned, et oled failure on ja see on hea nagu tagasi vaadata, et vähemalt mingisugused väärtused on muutunud
et vähemalt mu väärtussüsteem on kuidagi kasvanud ja läinud veits rohelisemaks, veits ilusamaks ja nagu südamlikumaks, aga jah, soojemaks, et vähemalt ma ei taha teistele nii palju halva. Aitäh jagamast. nii veidrad mingisugused kokkusattumused on hakanud elus just viimastel nädalatel esile kerkima. Siuksed nagu déjà vu hetked, aga et siis soovib, ma jagan sulle mingi loo. Ja anna kuuma. Ja laupäeval. You're on the roll, man. Ja. Laupäeval oli Ants Rootse seminar. Ants Rootse ja Riina Raudsik esinesid seminaril ja Juhan Noode oli seda korraldanud, ürgseväe nagu neid retriite teeb ja aeg-ajalt siuksed seminare. Ja lahe, ja oli mind kutsunud saatejuhiks või õhtujuhiks, sorry. Ja ma olin nagu, et okei, davai, väga lahe. Mulle väga meeldib, et õhtujuhiks mind kutsuti, paitab mu ego ilusti ja niimoodi ja siis sain astuda oma hirmudele vastu, täiega kardan. Üli hea. Terve hommik olen põdenud, siis tulebki see päev, nädal aega juba põen ette, aga mõtlen mingid asjad välja, et okei, mis ma siis avakõneks teen, davai, päev jõuab kätte. Lähen kohale, ilusti olen tund aega varem kohal, vaatan üle ja kõik on ju titi-miti, aga vaikselt ärevus juba kerib. Okei, mitte midagi, millega ma hakkama ei saa, tõmban tähelepanu kuklasse, hingan ja tulen kehasse, naeratan, ei, ma olen kõva vend. Kõnevets hakkab peale. Esimesel tuleb lavale, tuleb kitarrist. Nii ilusti mängib kitarri, niimoodi mediteerib seal laval silmad kinni ja nagu tinistab ja siis teeb suu lahti ja laulab mingi enda tehtud laule ja siis tinistab edasi ja on nagu, et nii suur au on siin seda seminari avada. Nii hea meel, et te olete siia tulnud. Aitäh umbes. Et varsti teil tuleb nagu pikk päev ja kuulutangi selle avatuks selle asja. Siis ma olen täiesti perses. Käi vittu, see oli ju minu liin. See oli ju minu töö ja nüüd see on ju ära öeldud ja minu töö on nüüd täiesti mõttetu. Siuke ahvaga mul peas nagu karjuma, kriiskama, ropendama ja tunnen, istun seal tooli peale, higistan. Higistan, okei, et mis ma siis räägin? Ei, calm down, David, et kõik on hästi, et sind ju kutsuti, kui lava ikka nagu, mis iganes muinasjutu ma enda räägin, rahustan end seal, et hoian end kuidagi, panen naeratuse näole, mediteerin niimoodi, tõmban hingamise korda, kõik tehnikad on ju. Ja siis, et davai, et ma räägin siis selle kuidagi, et elu on nagu rong ja mingi loo on ju. Lähen sinna lavale ja ongi niimoodi, et räägin, et elu on nagu rong ja vaatan, mingi inimesed vaatavad telefoni, otsivad kotis midagi, suhtlevad omavahel, tunned, et elu on nagu rong, et ei teagi, et sõidab, siis on nagu Raplas või on Narva või siis on Kohtla-Järve ja siis aitäh, et olete siia tulnud ja aga et siis mis iganes, et Ants Rootslane ja plaksutan ja jooksen lavalt umbes ära. Nagu see on see energia, ma nüüd nagu ultreerin natuke, aga endiselt see niuke Ants on nagu mingi, aga mis see nüüd oli? Keegi pole kunagi mind niimoodi küll lavale kutsunud. Mis kuradi lasteaia kasvataja see, mis iganes, istub tooli ja hakkab rääkima. Mina olen nagu mingi samal ajal, kui seda ütleb, ma olen nagu rahvas plaksutab ja naeravad ja mina olen ka mingi umbes. Ja siis Ants istub maha ja hakkab oma teevad rääkima, ma olen nagu davai ja kõik tuleb. Ma nüüd istun siin esireas on ju publik on minu selja taga ja kõik teavad, et ma olen läbi kukkunud ja kõik teavad, et ma ei olegi mitte midagi väärt. Kõik teavad, mul pole midagi öelda. Juhan on mind kutsunud õhtujuhiks. Mis asja? Istun ja Ants räägib hirmust. Antsu jutu teema on hirm. Aeg-ajalt kuule, mis Ants räägib lava peale, et tema tuleb ka siia lava peale ja esinema ja tunneb, et hirm tuleb. Et tema ütleb hirmule, et kuule, et sa oled nagu mingisugune lizard või mingisugune sisalik, hirmu sisalik. Kuule, et
mine tagaistmele, mina ise võtan rooli ja mina juhin täna. Panebki selle sisaliku sinna, hirmu sisaliku sinna tagaistmele ja näitab, et näe, vaata, kuidas ta uusi võimalusi tekitab endale ja et nii hea ja vaatan, samal ajal vaatan, kuidas ta publikut hoiab. Antsul on nagu kõik 160 inimesed kuulavad jäägitult teda, kuidas ta niimoodi nagu naudib seda tähelepanu ja räägib seda juttu, mis ma olen nagu mingi täiesti lõpp. Ants näitab praegult, näiteks tegi ninanipsu ja näitab, et kuule, David, sinus on ka see, sa saad ka ju niimoodi, tule ma näitan sulle, kuidas see käib. Ja räägib mulle, kuidas tema hirmust vabab, näitab mulle teed hirmust lahti. Ma täiesti lõpp, elu ikka just juhtubki nagu mulle, et praegu mul makstakse selle eest, et ma siin õhtu olen, makstakse honorare. Ants räägib, tasuta olen saanud seminarile, Ants räägib, kuidas hirmust vabaneda ja see on ninanipsu ka. Mingi õppetunni, mis mulle kunagi elus ei räägulu. Okei, päris lahe, on ja 2 tundi on mõeldud. Ma olen juba päris niuke, hingamine on taastatud, tunnen end hästi, olen mingi tänulikkuse kätte saanud, hakkab lahenema. Ja siis Ants hakkab tegema tööd lava peal. Ja Antsu töö on siis konstellatsioon, mis ta parasjagu hakkas tegema. Tõmbas publikus mingi naise välja, tõi ta lavale, rääkisid tema situatsiooni lahti, avati konstellatsiooni väli, paluti selle naisel, kelle tööd hakati lahendama, paluda endale algul mina pilt. Nii, mina pilt. Ma näen, kuidas see naine üles tõuseb ja näen, kuidas ja siis lõpeb seal nagu reaalsuse taju ära ja nagu fast forward nuppu ees keegi vajatab videomakil. Ahah, nüüd ta võtab Karmeni ja siis ta võtab minu ja siis me oleme seal ja siis ma olen nagu mingi paus. Üks mõte, et mis kuradi etendus me praegu mängime, et et Ants on siimoodi kokku leppinud selle naisega ja kas Juhan teab, et me mingi teatrietendus hakkab pihta, et mitte ei tehta nagu mingid laivis, vaid see on mingi kokkumäng ja mingi nõme nagu, mis te mängite siin kokku? Ja siis olen nagu mingi oot, mina olen ka siin. Oota, ma ei ole olnud siukses kohas. Ma ei tea seda mängu tegelikult, vaid see on justkui nagu déjà vu on ju. Ja olen seal, siis Karmen esindab siis mina pilti naisel on ju ja mina olen lähedus. Karmen on mu eks-elukaaslane. Mitte see, kellega siis juhtus see lugu, mida ma enne jagasin, mida ma siis Eva S saates jagasin ja on ju. Aga siis järgmine pärast, kellega ma just siin sel suvel lahku läksin. Ja kui me suvel lahku läksime, meil oli niuke periood, kus me 2 kuud omavahel ei saanud rääkida. Siis saime pärast 2 kuud kokku ja nutsime aga seal oli hästi palju viha veel üleval üksteise vastu või ma ei tea, niukest trotsi, mida ei olnud lahustunud ja nüüd nädal aega tagasi oli Karmen välja pakkunud, et kuule, et tuleb minu juurde ja et räägime. Ja siis vaatasime koos meie pilte, ühiselt veedetud aastaid, mingi videoid, kuidas me oleme reisidele käinud. Tema alasti pilte olid seal, nagu meie mingi ühised hetked, mingid armastuse tseremooniad, mis me olime mingi solstiitumil järves käinud paljalt ujumas. Nii tore, nutsime ja kallistasime, olime nagu just lahti lasnud. Ja nüüd lapsti, Ants annab mulle ninanipsu, olen seal 2 tundi mediteerinud ja marineerinud selles kapsaautises on ju. Ja siis pannakse meid Karmeniga nüüd lähedust ja naise objekti mängima ja mängisime seal selle naise mingisugust konstellatsiooni läbi, Ants juhtis. Karmen nutab hüsteeris, et mina ei taha talle otsa vaadata, ma lähen jonnima seina äärde ja mängime meie suhte nagu kas see oli läbi. Nagu päris Karmen seal rõõmu peal või? Karmen esindab selle naise energiat, selle naise energiat. Mina olen selle naise lähedus ja samal ajal mängime Karmeni ja minu suhet läbi. Ja ma tunnen, et minu need energiat vahetuvad, sest see on mingi konstellatsioonivägi ja ma olen nagu mingi, mulle öeldi, et see on konstellatsioonivägi, et seal vahetuvad kõik ja ongi niimoodi, ma nutan ja jonnin ja siis ma olen vihane ja siis ma olen kurb. Kõik vahetuvad, nagu ei olegi minu emotsioonid, aga mul on niuke kontakt nendega ja mingi täielik maagia ja lõpuks lahendame seal mingi
terve meie suhte mängime seal läbi, erinevad staadiumid, erinevad pettumused, erinevad mingi ema ja isa ja mingi käib kogu maailm läbi seal mingi 15 minuti jooksul, ma ei tea, minu tunded justkui ma elaksin kõike seal läbi. Ja siis oleme seal, sulgeme seda ringi ja niimoodi kõik käed ja jalad värisevad ja lõpetame ära, meid lastakse siis enda kohale, ma võtan jälle oma mikrofoni ülesse, tuletan meelde, ma olen täna ju õhtujuht, istun siis tagasi, ootan siis ära, et kuni Ants siis lõpetas ära ja tõusen uuesti ülesse, lähen Antsu kõrvale, Antsu kokku võtma ja tunnen, et tead, mul on suva, mis te kõik must arvate, mina tunnen mingisugust sellist vabanemist ja sellist tänulikkust Antsu üle, et ta mulle selle ninanipsu tegi, pani mind sellesse rolli, et see kõik juhtus ja kõik niisugused kokkusattumised juhtuvad. Et võtabki nagu sõnatuks, et tead, tekib selline tunne, et mitte, et ma oleks kuidagi, et elu juhtuks nagu minuga või elu juhtub kuidagi minu jaoks. Ja et kui me alguses rääkisime, et saada et justkui enne saada, et proovid trennis käia, oma kava teha, oma tööd teha, oled iseenda oma elu arhitekti, disainer, eks ju. Ja siis tegelikult on ka mingid muud kogemused, mis tunduvad täiesti absurdselt. Täiesti absurdsed. Ma ei saa öelda, et nagu nagu välisilmast või mingist täiesti ebaseletamatu asi, nagu justkui nagu ma olen mingi puppetid või need puunukukesed, eks ju, kellega lihtsalt vahepeal mängitakse ja pannakse täpselt nendesse olukordadesse, mis meil vaja on, et me edasi saaks liikuda. Nagu see saade siis praegu. Ma saan ju aru, kuidas mina saan mingeid asju aga tegema, aga miks teised teevad neid asju, et kus mina olen nagu mingi see on täpselt, aga ma olen mõelnud, et äkki see ongi nagu vaata, et kui naisega tantsid või tantsid mehega, mis iganes, tantsid kellegiga, siis see on justkui, te loote kahekesti seda tantsu ju justkui, et need, muidugi üks liidib on ju, aga teine tuleb kaasa ju ja mõnikord mingit asja kaasa ei tule, aga et mingi pirueti ta teeb on ju. Ja nüüd teine tants on võib-olla nagu seks, et kuidas nagu seksides mingi hetk muutub see nagu nii sünkroonseks läheb, tekib selline tunne, et ahah, et ongi nagu üks. Et me olemegi nagu üks entity, või et praegult lihtsalt toimub seksimine, et kaovad justkui nagu persoonid ära või siis et teisipidi, et ma nagu seksiks endaga, et ma teen et mingi liigutus, mis mulle tundub, et talle meeldiks, kui mina oleks tema. Või mingi niisugune empaatia tuleb sinna ja vaatad teise liikumist ja nagu tangot umbes, et kui te lähete paremale, siis lähetegi koos paremale ja loote midagi uut hetke. Ja nagu elu oleks ka justkui siuke tants. Vahepeal on niisugune, et kui lased enda nagu mingi nõmedusest, lased lahti või jäärapäisusest ja saad eluga korra või nagu situatsioonidega tantsima hakata, et võtta neist parim. Et siis on justkui päris hea. Aga samal ajal, kui ma räägin sellest, siis see on nagu, see ei ole võrreldav selle kogemusega ja samal ajal, et kui ma sellest kogemusest välja langen, et enam ei juhtu nagu ja lihtsalt tundub nagu hambad ristis nagu rassimine jälle, mis on nagu niisugune, ei voola, nõme on, kõik nii inimesed, kellega midagi aja, on nii nõme, keegi ei maksa arveid ära. Kurat, ilgutasin nagu ummikus, passita, mul on kiire. Ei voola elu, on ju. Vihma sajab ka. Ja see loik oli täpselt siin, kus see ei pidanud olema ja keegi just sittus siia, ma astusin siia sisse ja kõik on nii nõme. Et need selle kogemuse teise, kus sa tantsid, on ju, et tegelikult on justkui nagu, et loogikaga enam-vähem olen hakanud aru saama, et need ongi justkui samad kogemused, aga ei oska sellest jonnimisest vahepeal välja tulla. Päris kaua aega läheb aega. Ja see on niisugune, ma tunnen, et see on niisugune kogu aeg, igapäevane, iga sekundine see meditatsioon või see, et ja vahepeal tuleb niisugune, et lähed nii välja ja nii reaalsuses kaob kontakt reaalsusega kuidagi nii ära, et nad oledki seal nõmeong ja ma tean, et võiks vaadata kuidagi, et kõik naeratavad, türaga ei naerata ja jääd sinna kinni ja see on nagu niisugused need story'd enda peas, et kui ma niimoodi praegu ka neid välja räägin, need teevad mulle suure teene, sest nad käituvad mulle kui need väiksed
niisugused teeviidad, et ahah, et kuidas ma maailma nägin nendel hetkedel, kui mul oli hästi ja ma tundsin, et ma tantsin ja ma olin hetkes. Et justkui, et need teeviidad või siis nagu niisugused harjutused või võti või niisugune rida tegevusi, mida tehes ma võin jõuda sellesse kohta, et kuidas seda maailma näha oli niimoodi, tõesti 380 kraadi ja siis natuke vasakule, natuke paremale ja siis paned naeratuse näole. Ahah, seda pidi maailma vaadates ongi nagu roosad prillid oleks ees. Kogu aeg ka ei saa ju. No vaata, ei saa nagu näha seda, nagu ma näen, et seda ei saa, et nagu jalg läheb märjaks ja nagu mingi, et näed, ei ole jalg märg. No on jalg märg, et näed, see on ju fakt. Aga saab vaadata, et teine jalg ei ole ja et õnneks mul on ainult nii palju kõndida ja mul on uued sokid, ma just pesin sokid ära, et näed, mingeid häid asju saab näha. Aga et näed, ei ole mõtet ka eitada, et see on eitamine, ma arvan, on jah, see lihtsalt roosa prillid ette ja nagu mingi okay. Nüüd läks nagu võtta nagu käest ära. Väga palju häid mõtteid siin tuli arukast. Jah, Missugune on David 3000? Nagu Nimbus 300 või? Nagu jah, et nagu see ehk siis kes sa oled tulevikus? Tead, mida ma kõige rohkem nagu mida ma unistan viimasel ajal on see, et David 3000 võiks olla niisugune tore vennika, kellel on sõprade jaoks aega, kes liiga palju ei põe, kes tahab teistele head, aga ennast ohverdab sellega, või ta on nagu mingi, ma tahaks olla see vend, keda, et näed, vaata, kõigil on mingi sõber või mingi tuttav, keda sa näed ja sul on hea meel teda näha. Et kuskil, kui Selveris oled, on ju, et ta sulle vastu tuleb, et ei ole see tuttav, et nagu kes paned silmad maha oled, et ma tegelikult ei tahaks sind ära tunda, siis ma tean, et nagu mingi, kuidas sul siis kah, oled vanas kohas veel. Või siuke energia, on ju. Ma tahaks olla see tuttav, keda sa näed ja pajatab sulle ühe loo ja kellel on aega sinu ajaks ja kes on nagu päriselt seal ja ma tahaks olla see vend nagu. Ma täpselt ei tea, kuidas selleks vennaks ma veel kunagi kasvan, aga et niuke, et minuga kaasneks siuke hea vibe ja mul oleks endale hea olla. No, mul mingi hetk oli nii. Jah. Aga ma enam nüüd ma lähen nagu pigem, tahan ise peitu minna. Et see muutus nagu ka harjumuseks olla kogu aeg rõõmus. Ja siis see muutus väsitavaks. Aga jah, täpselt. Aga et mõni vend on nagu, et ta ei ole nagu kogu aeg rõõmus või nagu see liigne rõõmsus väsitab ka ära nagu. Et see ei ole nagu mingi, jälle ta nagu mingi proovib teha nagu mingi, et mingi kaotasin 1000 eurot ära, aga vähemalt, ma ei tea, vähemalt kaotan 2000, kuule, või ma ei tea. Saan aru. David 3000. David 3000 tal on hea olla. Ta on hea olla. Ta on hea olla nagu. Õnnelik. Ja ta on hea olla ja tema hea olek ei ole teiste arvelt justkui, et ta ei võta midagi kellelegi ära. Ta on lihtsalt hea olla ja vaata see hea olek on nakkav. Ja mulle meeldiks, see oleks tore. Miks sa täna siia tulid? Tead, ma tahtsin sinuga lobiseda või ma täiega igatsesid seda, kui me neid podcast ajasime. Ma tundsin, et ma olen alati tundnud sinuga seda, et meil on mingid niisugused vestlused, mis kuidagi aitavad meid elus kuidagi edasi. Ja nagu, et niisugused need on väga funktsionaalsed. Selles vormis, et mõne inimesega räägid, paned nagu poe nimekirja umbes temaga kokku, et loeted asju, põhimõtteliselt, või umbes mida tahaksid ja või mida koos tahaks teha või mingi poe nimekirja kokkupaneku vestlused. Mõnega räägid lihtsalt ilmast ja kes võitis Arsenali mängu ja ma ei tea, mis on juhtunud sündmustest. Ja sinuga me räägime nagu mingitest taipamistest ja jagame neid ja et jah, ma ei tea, kuidagi saame koos või kas või see podcasti tegemine, täna ka teeme podcasti, et need on alati
nagu suursündmuste loomised minu elus või need sündmused ikkagi, ma mäletan neid ja noh, et sa mäletad ju sündmusi ja neid podcast'e ma mäletan. Ja mul on sinuga väga head mälestused, tulin ühte veel looma. Aitäh. Ma vahepeal tunnen, et sa oled nagu tulid nii õigel hetkel. Meil on isegi pilt Martini sünnipäevast. Ma ei tea, nägid seda? Jaa. Ühesõnaga, Martini sünnipäevast, kus esimest korda, eks ju, nägime, aga siis me siis kiire pidu oli. Jaa. Aga kuidas ma ütlen, et ühelt poolt ma tunnen, et nagu kuidagi sõnadesse on imelik panna, et inimene, kes tegelikult tahab nagu head või? Noh, et ma tunnen, et nagu ilma ootusteta oled sa mulle loonud ellu väärtust ja headust. Et aitäh selle eest. Seda on, ma olen seda vähe tundnud tegelikult, sest võib-olla ma ei lase sellel väga juhtuda, sest aga aitäh sulle, David. Oled toonud minu ellu palju head ja et mõnikord naljakas sinuga rääkides tundub, et räägiks iseendaga. Jah. Et ja see on hea meeldetuletus, et me nagu kõik oleme nagu ühenduses, justkui oleme ka sama, et mul endana indiviidina vahest kipuvad teised inimesed ära ununema. Ja sina tuled mulle meelde, et hea on olla inimene, et on teisi häid inimesi ka, keda saab vaata, mis sõnad tuled, et keda saab usaldada. Ma tunnen, et ma saan sind usaldada. Ma väga palju inimesi ei usalda, päris naljakas. Seda vastu võttes mul tulid pisarad silma ja rinnus läks soojaks. Aitäh sulle usaldamast ja mul on hea meel kuulda, et sa minust nii palju head näed või minus näed seda head. Sest tegelikult ma tean sind väga hästi, aga ma ei tea mitte üldse. No, minus on ju nõmedaid osasid ka ja mul on nagu hea meel näha, et sa näed meid nii heas küljest, tähendab, et sa oled ise päris ilus inimene, et sa saad inimesi nii ilusat näha. Aitäh sulle. Võtta nii. Aga natuke on päris hirmus vastu võtta seda. Natuke päris hirmus. Mul on omadus inimestes näha head üldiselt. Ja ma olen pannud tähele, et elus, et kui ma seda teen, siis see hea peegeldub nagu tagasi. Et siis on nagu, noh, muidugi, ütlesid ka poes ennem, vaata, et noh, et kui sa näed inimesi poes, et tahad olla õnnelik inimene, kui saad suuremaks. Jaa. Ja siis ma mõtlengi, et kui see on nii tähtis, miks sa seda juba praegult ei tee? Miks ma üritan ja vaata vahepeal tõesti ei tee. Ja siis ma satun ja siis nagu need on need hetked, kus mul ei olegi hea olla, kus ma olen mingi enda mõtetes, et ja ma ei hakanud jälgima neid mõtteid, et mis need siis on. Või nagu hakanud nagu koguma justkui, et milliste hetkedel ma olen nõme. See on sellised hetked, kus ma tunnen, et ma pean midagi hästi kiiresti tegema või ma võin midagi ära kaotada. Mingi võimalus läheb käest ära. Ja siis et justkui selline tunne, et mul on hästi palju palle umbes õhus ja ma olen nagu mingi türa ärge segage. Oota, nagu mul ei ole aega, siis ma olen nagu nii palju siis mul on kõik nagu see tähelepanu kogu aeg peas ja ma ketran neid sammu mõtteid, mingi 8 mõtet ala. Ma lähen sinna, siis ma lähen sinna, siis ma lähen sinna, siis ma kindlalt pean selle tegema ära. Ja siis mul läheb üks mõte umbes meelest ära ja siis ma olen enda peale hästi kuri, et türa, aga miks ma siis selle ära unustan ja nagu ropendan peas nagu ja vaata, kui sa tabad mind sellel hetkel, kui ma peas olen mis sa arvad, mis ma sulle ütlen?
et ma võib-olla suudan natuke pehmendada, siis ma ütlen sulle ka. No vot. et jah, ma üritan olla enda peas enda vastu hästi hell ja justkui niisugune asi, et andestada endale need nõmedused, mis ma olen varasemalt teinud ja siis natuke nagu õppida, et miks ma või nagu läbi käia enda peas, et aga miks ma siis sattusin nendesse kohtadesse, näiteks lubasin liiga palju. Noh, et või et kui ma, ja siis ma küsin, et miks ma lubasin endale liiga palju või nagu lubasin ära teha, ütlesin 10 sõbrale, et ma olen täpselt samal hetkel, samal päeval nende pidudel, kõigi 10 sünnipäeval peol. Kõigile lubasin, et ma seal olen. Et noh, et miks? Ma ei julge ei öelda. Miks ma ei julge ei öelda? Ma kardan nende armastusest ilma jääda. Okei. Et noh, aga kas ma saan endale näiteks armastust pakkuda? Sellega saangi näiteks, et noh, et ei nõmetse endaga, et ma siis ei pea välja minema. Jah, et 9 inimesele siis pettumust valmistasin. Vaid kirjutan, et kuule, sorry, lubasin tulla, ei tule, siis ma valisin minna Mihkli peole. Ma ei tea. Kas see sest on oluline seal? Ma olen ise mõelnud. Tead, kui ise tunned, mina vahepeal olen tundnud, et mul oleks ilus, ma tunnen, et ma olen piisavalt tähtis inimese jaoks, et ta paneb tähele minu puudumist. Ma pean ennast piisavalt tähtsaks inimeseks, kelle puudumist pannakse tähele. Ma käitun endaga juba nagu väärikalt. Ja siis ma tunnen, et oleks väärikas kirjutada, et ma mõtlesin talle head, kui see tuleb autentsest kohast. Ma tihti peale mõtlen, et umbes sinna peale võiks minna. Ja et ei jõua, aga et olgu neil hea pidu. Umbes niimoodi. Et ju siis selle mõttega nagu saadad, ja siis kirjutad ära ka, et kuule, saadangi head. Ja see on niuke, see energia saab kuidagi lasta lahti selle, et ei pea endaga kaasas hoidma. Vot, ja need endaga mitte kaasas hoidmise hetked. Need on need vabastavad hetked, kus on niimoodi, mul on vabadus, et asju teha ja vabadust asju vastu võtta, mida ma tahan teha ja ma saangi teha, mida ma tahan, mida ma valin. Ka tööasju, et ma valin mingeid asju teha, mingi kohtumistele minna, kui nad töövad kõige paremat väärtust, kui ma tean, et nad toovad head väärtust, no siis ma ju hea meelega valin neid. Kui see minu äri viib edasi ja ma ei pea oma mingisuguse eetika vastu minema ja pea oma väärtuste vastu minema, noh, saan teha mingi hea diili. Saan mingi hea koostööpartneriga, teha mingit lahedat asja. Näiteks Tele2-ga teeme lahedat koostööd. Vinge. Hea meelega teen. Et enne teed enda asja. See on lahe. Ajujaht. Ja teeme ehitame ettevõtted. On ju, rääkisin. Pikem paus. Üleminek teisele vaatlusele. Äri David. Aga naljakal kombel see äri David ei ole enam nii palju erinev, nagu ta oli vanasti. Vanasti oli ikka see, et see David, kes lõpetas EBS-i eelmine aasta või see aasta isegi. See aasta lõpetas EBS-i suvel. See David oli nii erinev sellest Davidist, kes Tantra festivalil. Või sellest Davidist, kes tegi täitsa pekkis milline mees saateid. Aga et nii, äri David täna mõtleb niimoodi, et äri tegemine tegelikult tõmbab üles kõige rohkem hirme per päev. Et noh, et oledki, et kuidas sa inimesi palkad? Palkan inimesi. Selle jaoks ma pean võtma praegult laenu. Miks ma palkan inimesi? Selleks, et ettevõtte kasvaks. Okei, selleks, et ettevõtte kasvaks, peab investeerima. Tavai peab investeerima. Ma ju tean kõiki asju, ma olen õppinud ka ju. Tavai peab investeerima turundusse selleks, et müüa. Ma pean maksma sellele Facebookile selle 1 euro vähemalt ära, et see inimene saaks mulle 20 eurot tuua. Et ta näeks kuidagi üldse, mis toode on olemas. Hea toode on. Selleks, et toode turule tuua, peab ju toode ära ostma. Pidin kogu selle papi alla panema tooraine peale. Mees, 18 tonni. Niimoodi, pimesi! Pakid juurde. Jälle raha. Nii palju hirmu tuleb üles, et äkki ma failin. Äkki ma ei saa maksta ettevõtte töötajatele palka välja
kui ma see kuu ei tee nii palju müüki. Ja vaata, et ma näen, et ettevõte saab teha nii julgeid otsuseid, nii palju näiteks võtta laenu ja investeerida seda raha, et teha lahedaid tooteid ja sellega nagu mingi lahedamat toitu ja tuua see turule. Et see risk võtta, et seda teha. See peab olema julgust. Ja kust tuleb julgus? Siis kui hirmu lahti lased. Hirmust lahti lased. No, julgus on hirmu kuidagi vastand. Julgus on umbes gaas. Hirm on pidur. Tavai, mingi hirm peab olema, et ma ei teeks niimoodi, et siuksed hullulgad, et otsustad, et ma ei tea, sõidan kaljult autoga alla, et äkki hakkab lendama. Mingi, ei ole ju mõistlik otsus. Asjaolud ei viita sellele, et hakkaks lendama. Aga et sel hetkel, kui asjaolud võiks viitada, et mingi asi võiks õnnestuda, et oleks ikka seda julgust, et pidur lahti lasta. Et näed, aga jah, see on niuke umbes praegune see elu on ju. Ja siis me poistega räägime ka, et poistega teeme rännakuid koos, käime Tiidu meestega näiteks koos. Käime, et ja ka ajujaht on justkui nagu see, kus me et kus kaamera crew käibki vaatamas näiteks seda, kuidas me hommikuti käime ujumas näiteks koos poistega, käime hingamas koos poistega. Et teeme ikka neid praktikaid ja räägime tunnetest. Oleme toonud Ergo on näiteks mingi circlemise nagu praktikad meie ettevõttesse või avan minu jaoks circlemist väga tugevalt. Siis on nagu saanud oma äripartneri Jürgeniga olema saanud circlemistaktikat kasutades ära ja rääkida nagu südamest ja et kõik need enesearengu praktikad, need on tegelikult toonud ettevõttesse edasi ka. Ja vaata täpselt see, et kui ma hoian end vormis, siis ettevõttes juhtuvad justkui ka head asjad. Et on vaja teha ebamugav otsus. See on täpselt umbes see, näiteks kas teeme selle äri otsuse, et paneme nüüd 3000 eurot hakkama, et osta uued pakid. Kurat, see on ebamugav, sellepärast siis pole arvel 3000 eurot, millega midagi muud teha. See on igale otsusele alternatiivkulu. Äkki me ei saa palka maksta. Või siis tellime need pakid ära, et tekib võimalus mingi uus toode teha, sellega uut raha teenida. On ebamugav. Mingi planeerimine ja Ja siis kui läbi nende, et kui ma vaatan, et kui ma enda hirmudest lahti saan, siis ettevõtte saab ka justkui juht sellest hirmudest lahti. Et ettevõtte juht saab justkui hirmust lahti. Ja et et me ettevõttel, et justkui me jagame erinevates vormides, mina olen üks juht justkui ja teistpidi juhib Jürgen ettevõtet erinevates nagu layerites, siis avab seda, et Jürgen ja minu vahel on suhe, ärisuhe, siuke sõprussuhe, vendlussuhe, see, et me kaks mingit venda teevad omavahel ärisuhe. Ja see tähendab seda, et mingi kommunikatsioon peab olema nagu täpselt umbes sama aus, nagu peab olema partneriga intiimses suhtes. Ja sealt tuleb mängu see, et kuidas ma Karmeniga lasin suhte lahti ja on tekkinud aeg-ajalt trots ka Jürgeniga suhet lahti lasta, et põletavaks minna. Ja hakata vigu leidma, et kuidas nagu lahti lasta ja üksi ongi lihtsam ja ma ei ole kellelegi midagi väärt ja ma ei ole väärt midagi. Jälle tuleb hirm niimoodi. Ja siis, et kuidas leida see ausus üles just selles, et mina sain haiget, kui sina ütlesid seda, ma solvusin. Tunnistada, et kurat, solvusingi ja ma tean, kui destructive on solvumise dünaamika. Jaan, ma solvun su peale ja nüüd pead sina hakkama leidma, Jaan, nüüd sina pead hakkama leidma mingid lahendust, sest ometi mina ju solvusin, sina oled agressor. Hakka otsima kuidas sa heastad mulle seda. Mingid niisugused patternid jooksevad minus läbi. Täpselt samamoodi jooksevad Jürgeniga, jooksevad Karmeniga, jooksid Karmeniga, täpselt samamoodi nagu jooksed kõigis. See on sama enesearengu tee. Et vaata, kõik see tuleb kaasa justkui, et ettevõtlus on muutunud minu jaoks nagu selleks peegliks, kus ma saan ennast käia vaatamas, nagu käid trennis niimoodi, et teed mingid harjutusi ja vaatad, õlg on läinud laiemaks, tahaks natukene rinnalihased teha. Ja siis lähed nagu, teed uusi tegevusi, et saada uusi variante. Proovid uut ausus näiteks. Ja ettevõtte areng on justkui natuke peegel. Tunnen, et kui meil oleme kinni, me oleme hirmus
siis me ei julge teha uusi otsuseid, meie ettevõtte ei liigu edasi. Ja siis, kui tunned, et ettevõte on hakanud uusi nagu võimalusi saama ja uusi nagu tegevusi tegema, uusi tooteid arendama. On jah, mul endal pole ka nii palju hirmu, palju vähem stressi. Umbes siuke on tekkinud nüüd. Et mu elu hakkab järjest rohkem harmoniseeruma ja muutuma nii-öelda üheks palliks või nagu, ja siis ongi nagu, et kõik asjad on omavahel seotud. Ma ei tee nagu erinevaid või vastukäivaid tegevusi ja siis minu elu hakkab järjest rohkem voolama, ma tunnen sellega. Et ja siis ongi et kui ma käisin seal kloostris, siis räägitigi sellest, et kõik on meditatsioon, kui sa pühid neid põrandaid või asfalti praegu lehtedest puhtaks. See on meditatiivne tegevus, siis kui sa võtad riisi nendest kilekotikestest, riisi või kotikestest välja ja valmistad kõikidele endale ja teistele munkadele valmistad õhtusöögi, see on meditatsioon. Kui sa käid, siis iga samm on meditatsioon. Tundub, et ettevõtlus võib ka mingi määral meditatsioon olla. Ma olen enesearengu kiirtee või? Mitte kiirtee, aga ütleme, et... Vaata, jaa, et mis on ettevõtlus, on tegelikult lahti võetuna, see on umbes niuke riskid, et mis valikud, mis tegevusi teha ja siis on mingid hästi palju suhteid. Et sul on suhe nagu kõigi inimestega seal ettevõttes pluss koostööpartneritega, kus nendega, kes ostavad sul klientidega, kõigega hakkab sul suhe, ja siis suhtes me oleme ju üks osapool alati. Ehk siis kõigi suhete kvaliteet minu elus sõltub ju otseselt minust. Issand, mul enda ütles nii palju flashbacke ka, et kus ise olin sitas kohas, suutsin kliendiga tülli minna, et kõik peegeldas. Täiesti lõppani, jaa. Juhtkonna, ettevõtte on juhtkonna nägu, et juhi nägu, et. Iga küsimus, mis sa küsid, siis ma vist räägin sulle ühe suvalise loo, ma unustasin selle küsimuse jälle ära. See on niuke avatud saade, see on nagu sama nagu ka sina, David, oled kasvamises, liikumises, on ka see saade kasvamises ja liikumises. Sina, kes sa seal kuulad, tõsta käed ülesse ja hüppa üles ja löö jalad kokku, sest täna on hea päev. Mõtle, kui oledki siis jõusaalis kuskil ja teed selle kannad kokku hüppe või tõstad käed üles ja lihtsalt Aga kui sa maanteel sõidad, siis ära tee seda. Välja arvatud, kui sul on Tesla. Uued Volvosid siin ka kiideti. Ja isa ostis uue auto ja ma nii kaua nillisin seda. Kuid käisin niimoodi, kuule ma käin ja siis ta läks reisile ja siis ma saingi sõita. Ta ei olnud lõpuni nõus sellega, aga ta oli nagu mingi, et kui sa väga tahad, siis sa võid minna, siis ma olin nagu mingi, jess, ma lähen. Ja siis seal oli ka ise keeras natuke rooli, mingi väga kummaline. Androidid võtavad maailma üle. Ma kuulen seda Adam Douglas, äkki on Hitchhiker's Guide to the Galaxy raamatut ja siis ma elan niimoodi ulmemaailmas. See väga lahe kirjanik, aitab meelde tuletada, kuidas elu mitte nii tõsiselt võtta. Ja olen jutuga jälle. Tere, oleme jõudnud Türile. Sõit. Ma ätti mõelda, et kuidas podcasti kuulajad nagu veel kas on vaja kaasata, kas saab kaasata, sest see tavaliselt see kuulamine alati hiljem suvalises kohas, selles ajast ja ruumist eemal. Aga kui mina olen podcasti kuulajanud, siis mul on olnud nagu sellised nagu nii absurdsed situatsioonid, kuidas ma seda kuulanud, et keegi ütleb midagi ja samal ajal tuleb päike pilve tagant välja ja mingid nii absurdsed ja intiimsed olukorrad tekivad, et mul nagu, ma ei hakka isegi kirjutama selle saate juurde, ta ei saa niikuinii arugi. Või et see tekib, et saate tegemine ja see jutuajamine ja see kogemine on kaks erinevat asja siiski, et tasu üldse, ma arvan, üle põdeda, kellelgi on väga hea. Ma ütlen selle välja, vaatan, kas midagi juhtub, et kuule, kui on mingi koht saates, mida sa kuulad, siis mingi, ongi, ma ei tea, naerad või hüppad lakke rõõmust ja on tore olla, siis tee screenshot sellest kohast, kus sa kuulasid, sellest nagu, mis ajal sa kuulasid.
Piltsest vaatest või äkki või? Vaatest jah, ja siis näiteks tegi meid ära, siis me näeme, ütle, et ma kuulasin siin ja siis on mingi hästi ilus pilt päikseloengust või äkki mingi treening tööriistast, mõtle mingi rauast on pilt, noh, mingi hantlist saadab be real, be podcast be real for podcast. Et mis su Insta on muidu? David Mikomägi. Mikomägi. Siis kunagi tabava selle. David Mikomagic. Miko. Issand, tähendus meelde võtta, ma tahtsin brändida Mikomagic. Mikomagi ja siis see, et lõppu. Väga. Davai. Ma näen, et mul pole endal veel sotsiaalmeedia kontos ikki podcasti. Kõik läheb Jaan Kruusmaa. No praegu ongi väga autentne meil siin podcasti toas sinu korteris. No meil siin rikas mees, tal on podcasti tuba korteris. Podcasti tuba jah, see ennem kuivatasime riiteid. Podcasti tuba ja koer on ka väga kallis asi, mida pidada. Väga kallis on. Nii armas on. Jaa, kallis on siis, kui võtad 2 käega ümbert kinni ja koer on väga kallis. Hallo. Kas töötab veel? Mis sul veel südamel on? See on reklaamipaus Andrese kombutšale. Just, unustasin selle ära, me oleme selle ära joonud. Pärast pikka vaikust. Hakkasime suure hooga pihta, rääkisime kõigest. Mis energia, saate energia pärineb seenevärgilt. Siis seenevark Instas on ülihea. Peab ikka laused vist välja mõtlema või? Ei pea mõtlema. Siit oleks hea kombutša. Ja mul on vedanud, et Andreas toob vahepeal meile. Ei, no see on tõesti mingi täpselt happe ja magusus on kõik väga hästi paigas, ei ole liiga magus. Noh, mõnus on, noh. Teine mudel läheb juba. Ja ma loodan, et Andreas on ka alustanud juba oma podcastiga. Nii. See on põnev karakter, kes teeb, pean ta ka kutsuma külla ja salvestama. Kuulsid? Loodan, et sa kuulad. Et ta mõtles ka, et Eestis tema tahab levitada, et korraga teeb mees arboristika tööd. Ta tahab seda levitada, et inimesed saaks aru, millal puid ja kuidas puid hooldada. Ja siis samal ajal teeb kombutšas ikka. Mis sind huvitab? Mis teema see praegu aktiivne on? Mis mul endal tegime ka seda, vaata tegime, mul on vahepeal, et ma hakkan sulle rääkima nagu sa ei teaks, aga tegelikult saate kuulajal tuleb ikka tutvustada, et see täitsa pekkis, milline meessaade oli ja see aitas täiega palju nagu edasi, aga ma ütlesin ka huvitavalt, mida ma samastasin, et see liiga palju arutada, et kuidas mees olla. Noh, on ka väsid, et tegutsema peab, eks ju. Et ja mees erinevas vanuse etapis. Mul üks kuulaja kirjutas, saime kokku, rääksime niisama juttu, aga ta on 10 aastat siis vanem ja tema ütles ka naljakalt, et te 30+ aastased seal oma muredega, eks ju, et meil on juba hoopis teised mured nagu. Kuulasin tema muresid, oli ka täiega äge vestlus ja mis ma ongi lihtsalt inimesed on erinevas eluetapis, erinevas kohas ja võib-olla minu jaoks on raske see võib-olla, et kui ma võrdlen nagu sõpradega või tuttavatega või sotsiaalmeediaga, õnneks ma sotsiaalmeediaga nii palju ei võrdle kuidagi, see on nagu ametialasest juba aru saadav, et ühesõnaga, ma võrdlen kõige rohkem nagu sõpradega võib-olla.
sõpradega, inimestega, kellega ma kokku puutun ja siis inimesed teevad nii palju erinevaid asju ja siis on justkui tunne, et mina peaks siin ka tegema. Et nüüd olid siin vahepeal, või noh, kõige lihtsam näide, mingi peod olid siin vahepeal järjest mitu tükki, ülihead nagu ja mina otsustasin, et ma ei lähe nagu. ei tahtnud minna. Ja jumala kuidagi vabastav oli pärast olla. Olingi kodus, ma ei tea, vaatasime kas telekast või sellest arvutas mingit sarja või stand-upi, aga ei läinud välja vedutsema ja jumala okei oli pärast olla, aga kui ma nagu hakkan võrdlema, et mida peaks tegema, et mis on äge vaata või et noh, et näiteks ma ei läinud sellele nüüd suurele peale, mis seal toimus või noh. Ja. Et kuidagi kergem hakkab nagu, et ei peagi midagi tegema. Teiega väga, väga nagu kuidagi kõnetab mind, et tunnen umbes täpselt samamoodi, et tean, mis pidu sa mõtled ja tundus ülilahe pidu. Kõik, kes käisid, ütlesid, et ülihea oli. Ja siis kuulan seda ja noh, et kuidagi lihtsalt hea meel on. Et ei ole seda, et niukest, et miks ma ei läinud. Et noh, et lahe on nagu just see hetk, kui tunned, et oled ise välja mõelnud selle vastuse. Ja et see vastus ongi, või noh, et annad endale selle autoriteedi ja selle mandaadi öelda, kas see on õige otsus või mitte. Või noh, et ükskõik, mis otsuse teed. Et noh, et ise ütled, et ülihea oli. Ja siis ongi valideeritud. Ja kui keegi ütleb, et kuule, Jaan, et kõige parem pidu, et kahetse, et sa ei tulnud. Siis et ei, miks ma peaks, on ja. Et see on tõesti kuidagi niisugune vabastav ja et kui sa mainisid seda, et mingi meheks olemise teema on ja siis kuidagi see kõnetab, et ma arvan, see ongi kuidagi minu see mingi taipamine ka samamoodi, et mis on see meheks olemine, et kuule, et mõtle välja ja hoia seisukohta nagu. Mis käid ja küsid kõigilt nagu, et mida sa arvad. Kuule, aga tee midagi või noh, et ole siis, lihtsalt ole. Ja see, et võta, et ma siis olen. Ma olen lihtsalt õigesti või nagu, et see, kuidas mulle tundub, et on õige. Täna ei tundu õige näiteks välja minna. Õige tundub valida naastrehv üle, ma ei tea, lammelli või ma ei tea, või vastupidi, või et õige tundub, ma ei tea, süüa krampi versus, ma ei tea, sealiha. Ma ei tea, äkki ei ole, aga võta vastu või vastutus või nagu, võta mingisugune otsus vastu. Ja see hakkab päris hästi nagu minema. Mul on otsuste vastuvõtmistega hea, aga see on üks raamat või valet pidi seal, aga ma ei tea, kas kaamerast on näha. Nii suur raamat. Et see on Seth Godini raamat. Raamatu sisu on põhimõtteliselt e-mailid ja ilusad pildid. Aga raamatu nimi on oluline. Mis raamatu nimi on? Et what does it sound like when you change your mind? Ja see on mul aidanud nagu, kui ma olen mõnikord tihti, et minu jaoks on hästi oluline, et näiteks kui mingi otsus on tehtud, et me lepime kokku, et me saame mingil kellaajal kokku näiteks. Et ma vaadangi, et ma üle tähtsustan nagu seda mõnikord ka, aga noh, ütleme, et on mingi näite, lepid midagi kokku kellegiga. Ja siis minu jaoks on nii oluline olnud see, et kui on midagi kokku lepitud, et siis noh, nii peab olema, eks. Siis tavaliselt, kas kui see ebaõnnestub, siis ma olen kas endas pettunud või teises inimeses solvunud. Midagi nagu siukest, aga siis see pealkirja näidab, et see on okei ümber ka otsustada. Et võibolla väike sinna otsa, et mees on õigus ümber otsustada. Et ei pea nagu, mis ma olen hästi teinud, et noh, et mees peab olema oma otsuses kindel, eks. Sest ma otsustasin seda teha, aga tegelikult on okei ka siis noh, meelt muuta. No täpselt, või nagu, et ma kuidagi hakkas nii vabastav või nagu kergem hakkas sellest, aga samas tekkis väike hirm ka nüüd ei oska nagu rääkida. Siis kui ma hirm on, siis ma ei oska rääkida. Terapeudi juures käisin, siis tema ütles, et umbes, et see baaskogemus on siis umbes väiksena olnud, et siis ma ei olnud sõnadega nii osav. Siis ma langen sinna tagasi, sinna väiksesse apsasse. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga igatahes kui hirmus on, see on juhtum niimoodi. Ja tead hirmus on sellepärast, et noh, et tuleb justkui endal nagu need kohad meelde, et kus oled
kus ma olen tahtnud ümber otsustada, aga ei ole seda teinud. Ja siis on lihtsalt, lähed kohale ja olen nõme. Sest nagu nõme oli seda lubadust praegu täita, see oli minu jaoks suur asi ja it wasn't worth it. Aga sa juba teadsid seda ka, siis sa oled endast nagu veits pettunud, et miks ma enda eest ei seisnud siis. Nii palju neid olukordi tuli praegu meelde. Ja see on teiste peale paha. No mina tavaliselt. No täiega nõme oled nagu. Jou. Vaata, kui palju mina tegin selle jaoks, et siia tulla. Ja nüüd sa ilinesid ka. Ma ei tea, mida iganes. Keegi ei palunud mulle midagi teha ju. Mis õhtuti teed tavaliselt? Teie muutu on see, et ma ei onaneeri. Ma ei tea, kuidagi tundsin, et mul on vähem energsi, kui ma olen seda teinud. Et kui ma olen tühjaks paugutan, siis mul on vähe energsi. Või et järgmine päev on, ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga see oli mu tunne. Ja siis ma otsustasin, et ma ei onaneeri. Siis ma üldiselt proovin mitte telekat vaadata, proovin. Telekas on muidu olemas. Ja on, telekas on. Saad minna diivanil, vajutada nuppu ja vaadata pilti. Ma panin just, et vahetasin diivani asukoha ära. Niimoodi, et diivan vaatab nüüd kaminat ja telekas on nagu, ta on veits ebamugav vaadata. Ja siis kui päike paistab, siis niisugune feature on nagu kogemata, ma ei üldse planeerinud seda. Ja niisugune asi, et mul on suured aknad ja siis telekas on seal akende vahel ja siis täpselt paistab niimoodi aknasse päike või see telekasse see päike nii, et ma ei näe telekat siis, kui päike paistab. Noh, ülihea nagu mingi häkk, et kuidas ma telekat ei passima. Aga et ma umbes mingisugune paar korda kuus vaatan telekat. Aga ma tunnen, et mul on et mul pakuvad tegelikult rohkem nagu raamatu lugemine ja vara magama minemine. Et siis ma olengi, et panen kassi süüa, panen küüna põlema, et mitte suuri valgusi, siis mul on mingid veits siuksed sinakad valgused ja siis mul hoiavad mind nii erksana. Ma katsun vähem telefoni näppida, tegelikult ikka näpin, aga vähem. Olen seal küünla valgel, vaatan oma kaminast tulda ja vaitan kasse tavaliselt ja siis kustun mingi hetk ära. Sina diivanile või voodisse? Ei, voodisse katsun ikka. Paar korda kuus ikka juhtub sinna diivanile ka. Aga jällegi, kuidagi on hakanud hommikuid nii palju nagu rohkem hindama. Et hommikul on nagu see niisugune päevaline energia on üleval. Et õhtul ma olen niisugune uimane, niisugune hästi loiv, et kui ma midagi teen, siis seal puudub niisugune nagu teravus nagu. Ja et mul hommikul on mul palju lihtsam teravalt asju teha või õppida isegi, kui ma tahan mingi head raamatut lugeda. Ja mulle lihtsalt meeldib logeleda hommikul. Mis kell sa ärkad tavaliselt? 7. Ja kella 10 lähen tööle. Kas see muutus siis, kui sa läksid naturisti? Ja naturistis me katsume poistega teha niimoodi, et meil enda oleks hea. Ja siis ongi veits, et me lähme kella 10 tööle. Ja tegelikult on veits siuke tunne, et oled veits maha jäänud päevast. Et kohe on lõuna peale on ju. Aga et kuidagi praegult nagu nii on toiminud. Et mul on see, et kui ma kella 8 või 9 lähen, siis ma olen veits maal on ju. Ma siis lähen ummikut ajal, et see ei tundu nagu mõistlik. Ja ma pigem hommikul teen oma päevaplaani ilusti ja siis mõtlen läbi oma tegevused ja mingi laisklen põhiliselt ja tänulikkuse päevikud kirjutan iga hommik ja käin külma sees. See tuli sealt täitsa vekkis, milline mees Indrek Põldvelt tuli see tänulikkuse päevik. Kunagi tuli mul nagu see vastutusisik, mitte vastutus, nagu see accountability partner, jah. See võiks eesti keeles mingi parem sõna olla, aga et tuletas mul hommikuti meelde, jumala aitas, ma just hiljuti leidsin selle vana päeviku üles nagu. Täiega äge. Pikalt ja korralikult, jumala hea oli nagu. Et 3 asja, põhimõtteliselt ongi, et 3 asja, mille ma olen tänulik, et mul on lahedad poisid ümber. Ma olen tänulik, et mul kehas ei valuta mitte ükski koht. Ülihea nagu. Ja siis ma olen tänulik, et mul on siuke maja, mille särgata. Näiteks on ju. Ja siis on õige, et mis eilse lahedaks muutsid? Eilse muutsid imeliseks. Tore õhtu.
eilse muutis imeliseks, see intervjuu Eva S-ega, eilse muutis imeliseks. Siis kui me Jürgeniga istusime ja pitchi tegime, niuke hea energ see oli. Ahah, ma saan indikatsiooni, et mis mu päeva heaks teevad. Ja siis tuleb kõige lahedam hetk, oled kultiveerinud seda juba tänulikkust, oled toonud selle tunde ja hakanud otsima, millele tänulik oled, vaadanud eilsesse päeva ja siis kõige lahedam minu arust on see, et nii, täna see teeb imeliseks. Ja siis mõtled läbi hea trenn. Ja siis teed selle commitment ja ma lähen trenni. Täna see teeb imeliseks. Head naljad kontoris. Ja siis nagu oled nagu, et lähed juba veits nagu lõbusamalt ja siis täna see teeb imeliseks. Et see, et ma selle mingi e-kirja ära saadan, mis mind täiega kaua on painanud ja mida mind toodetakse ja mis nagu teeks nii palju asju paremaks justkui ja mis mulle stressi valmistab. Ja niimoodi prime'id ennast nii ette oled, et nagu mingi täna tuleb vahepäev. Ja siis teed need 3 asja ära. Ja siis tundub, et kurat, success. Ja siis juhtuvad mingid uued asjad, mida ei näinudki eelmine päev ette. Või hommikul. Väike asi ja toob ka nagu pikas perspektiivis nii palju kasu. Nagu umbes vee joomine. Sa mõtlesid, et üks saade juba reklaamisin, Brita kanne. See on nii oluline. Et oleks hea vesi. Järgmine samm oleks veefilter endale. Ja pöördosmoos. See pöördosmoos. Ja mingi, et paned mineraalid tagasi sisse. Ja pidi sooda vesi pidi väga hea olema. Teed see tervislik toitumine ja nagu vee peale mõtlemine. Need on ka niuke inseneri asjad justkui, et kui juba elu inseneerid on, et mis tööl käid on ja mis inimestega chillid, mis inimestega läbi käid, kes su partner on, mis kell sa ärkad, kas sa ärkad iga päev samal ajal, ma ei tea, milliseid uudiseid sa loed või millises keskkonnas, meediakeskkonnas sa oled, mis inforuumis on ju väljas või mis on sinu igapäevane, kas trenni teed ja siis nagu söömine on tulnud nagu nii reitsid nagu pilti, mis ei ole minu jaoks kuidagi nagu üldse tähtis olnud. Ma ei tea, miks ma toiduettevõtet teen nagu, et see on kuidagi iga kord on üllatav, et ma hakkasin keskkonna pärast tegema, et mul nagu, et ma nägin kunagi Cowspiracy mingi dokumentaale, kus rääitas, et umbes, et looma asi ei ole halb. Ma sel hetkel ma sõin ainult liha ja ma olin, taimetoitlus on bullshit, ja. Siis ma olin nagu mingi, oota, kus see arvamus tuleb, bla, ja siis on nagu, et keskkond, mul on metsad meeldinud või nagu, et terve lapsepõlv on läinud nagu linnulaagrites, fotolaagrites, loodusfotolaagrites ja ema vedas mind kogu aeg alati mingitele välitöödele kaasa, töötas instituudis. Mul on mingi loodus on minu teema nagu, mulle meeldib loodus, mingi võiks lahe olla, tahaks, et mu lapsed näeks ikka rebast looduses või niisuguses metsas. Ja et sellepärast hakkasin kuidagi peale, aga mis ma sain nüüd, ongi nagu, et kui kokad teevad nagu enda kontoris teevad nii head toitu ja näitavad, mis kooslused on, näitavad, kuidas sibulat lõigata, siis mul hakanud viimasel toidu tegemine nagu täiega meeldima. Ja et kui sa küsid õhtute kohta, siis nagu heas õhtus on nagu hea õhtusöök ja see on nagu nii mitmeti nauditav tegevus. Ühtepidi see on niisugune hea maandav tegevus, kuna ta on nagu, teed üsna nagu lihtsad asju, mingi lõigu midagi, et minu toit hakkab alati, et panen nagu krambi, panen lõike laua peale, lõikan selle läbi, samale panni sooja, selle sama kuumale pannile viskan lihtsalt krambi, pesi peale, maitsajad ja nüüd hakkab minu jaoks see, et kus hakkab nagu justkui nagu nüüd läheb nagu art käima, nii, mis ma sinna panen? Kuskilt lähen mul on mingi läätsed ja mul on mingi porgandid, okenneid ja mõtlen, et kas ma täna viitsin seda teha, ei viitsi, täna tuleb makaronid see peale ja siis viskad asju kokku ja siis nagu, ja lõpuks tunned, et oled teinud mingisuguse õhtusöögi, mis on tervislik või et tunned juba sellest maitsest ära või et maitsest on ka seda kuidagi nagu hästi ja paned nagu effort'i siin sisse, maitse pead nagu, kui hea toit ja nüüd, et ma ise endale pakkusin seda ja nüüd, et aga ma olengi nii hea vend endale ja ma viitsisin praegu süüa teha ja tervislikku toitu ja järgmine päev ongi nagu kuidagi et pikalt tervislikult toituda
siis lähebki enesetunne nii palju paremaks ja see vesi, et kui jood rohkem vett, onju, kusi ei haise, higi haiseb vähem, tore nagu, mu näkku ei teki punne, ülikõva, piima ei joo, näkku punne ei teki, davai, rets nagu, et see on niisugune lahe, et see on ka see inseneri pool. Kas sa saia sööd veel? Kuule, saia, nagu, ma ei tea, ma panen neid, ma nii täpselt ei jälgi, päris hea, valget sai umbes ei söö, aga ma panen leiba ja seda mingi see kiudainetega, vaata see mingi, mulle ikka võikud meeldivad, seemne mingi rösta mulle, selline. Aga ei peaks väike jälje jätma nagu. Ei, päris raske, me siin ka oleme arutanud vahepeal, et eile läksime poodi õhtul, ossime valget saia ja moosi. See on moosi saia ülihääl. Aga see on ka minu meelest tähtis, et aga milleks ma seda tervist hoian? Et ma saaksin aega lubada endale ka selliseid asju. Et nagu ma ei pea ju piirama, siis ma tunnen, et aga ma lihtsalt tunnen, et igapäevaselt ma ei pea ju priiskama ka. Et ma arvan, et mõnikord võibki ju minna ülihilja magama, sest täiega hea pidu on. Noh, kõik sõbrad on koos ja nagu järgmine päev on laupäev ka. Olen siis 3-4 väljas. No mis siis? Ärkan hiljem. Jah, unegraafik on pekkis. Aga selleks ma ju elangi või et selleks ma üldiselt hoiangi kõiki asju korras, et võiks sõpradega mõnikord pidutse ka või siis, ma ei tea, mõnikord saia süüa või ma ei tea, reisimas käia. Väga ebatervislik seal lennukis istuda ju, ma ei tea. Vahepeal tekkis jõuksis ja lihaga nagu dilemma, et ma olin ka siin on-off olen olnud kunagi vegan või mitte, kunagi täitsa, aga ütleme on-off taimetoidu fänn. Ütleme, ma olen suur taimetoidu fänn ja siis ma hiljuti hakkasin katsetama niimoodi, et söön ainult hunnik liha lihtsalt. Ja siis ma olin üllatunud, kui hea mul pärast olla oli. Muidugi. Puhast, ütleme siis maheveise hakklihaast tehtud kotletid nagu. Täiega. Ja siis ma olin nagu, ma natuke imestasin, et kuna ma olen niimoodi nagu koju nagu liha ammu ostnud ja ise teinud ja sõingi ainult lihaga koos, et ma olin nagu natuke, issand jumal, et kas ma olen ise endale natukene nagu mingit lugu rääkinud ja nüüd nagu ikkagi saan nii suure naudingu sellest liha naudingu pluss miks ma tegelikult seda lugu üldse räägin ja ise imestan see, et mul oli pärast nii hea olla, et ma sain nagu kohe peale sööki minna tagasi nagu töölainele kütma mingi asju liikuma, et ei olnud seda nagu rammestust, mis ma vanasti et keha on raske, eks ju, aga kui oli siuke pool, nagu ma ei tee päris well done ka, nagu veits verd jätan sisse ja siis ma tunnen, kuidas isegi nagu laeb nagu teistmoodi ja mul on imelik seda juttu, kui ma seda juttu laseksin, ma ei tea, paar aastat tagasi iseendale, siis ma mõtlesin, mis hullu juttu ma räägiks. Mul kuidagi selle toidu osas, et mul on ka see vegan liha justkui või nagu mingi vegan asi on mingi teema, aga kogu aeg imestan, aga mulle üldse ei meeldi nagu see kategoriseerimine, et kes on veganid ja kes on taimetoitlased, kes söövad lihad. Et lõpuks ma ei näe, et see nagu naljakalt nagu killustunud on see. Et kui kes on vegan, see ongi vegan nüüd. Kes on taimetoitlane, see ongi taimetoitlane. Et minu meelest on nagu peab nagu pooli valima nagu. Ja, et nii veider, et see on ju toitumine ja et peamine nüüd tervislik toitumine või et miks me kurat seda teeme või miks me üldse peaksime rääkima toitumisest, söö mida tahad, aga mingid variantid on lihtsalt tervislikumad või ja mis see tähendab on see, et nagu sellega me tunneme end paremini mingite toitudega, me peaksime rääkima nagu sellest nagu, et davai, et nagu sul on vaja mingit rauda ja tahad mingit toitane kätte saada, sa ei viitsi nagu mingi hustlida ja see on mingit, aga miks sa peakski hustlima nagu? Et söö mida tahad, kuidas sul hea olla on, või nagu justkui, või nagu, et võta vastutus siis, tea oma jalajälge näiteks,
liha maheveis, mina ei tea, äkki kasvabki seal kuradi niimoodi, mina kujutan alati ette, mina siiamaani ei tea. Ma kujutan ette, et kui ma Liivimaa maheveist ostan, siis kuskil Hiiumaal, tegelikult ei ole Liivimaa, ma ei tea, mul on ettekujutus, kuskil Hiiumaal, kuskil mingi veis kõnnib nagu mingi 10 aastat ringi ja siis mingi hetk viiakse tapama ja nagu mingi, aga tal on juba ülihea elu umbes, onju. No, et noh, et ma võiks tegelikult teada, et kust see tuleb, onju, ja nagu, et siis, ma ei tea. See on nii veider teema, et mina söön ka liha ja ma söön taimset ja ma söön nagu mingid nädalad on ma full vegan on kogemata, sest need piimaga mul tõesti tuleb punnid. Sealiha mulle nagu veits ei meeldi süüa, aga kui vanaema teeb, siis ma nagu, mina ei sülita talle sinna patti. ja siis nagu, ja ma tunnen vahepeal, et veist nagu tahakski nagu osta. Jah. Ma ei tea, kuidagi toidust rääkides mul tekib ka siuke, et need justkui kardan nagu seda reaktsiooni alati, et need nii killustunud teema, et oma suguvõsaski ei saa nagu rääkida. Jah, see on nagu poliitikast räägiks, eks. See on nagu täiesti, et sa teed seda mingit veganliha ja et noh, et oled vegan ja B12 saad kätte või, rauda saad kätte. Issand, miks me selles vestluses oleme, ma ei sunni kellelegi midagi peale või nagu, et minu meelest jumala kõva asi nagu, umbes teen nagu, mis tahad nagu, kas ma tahad, et müüksin autosid või? Või mis tegema peaks? Okei. Mul on siin lõpus pandud siuke küsimus nagu, mis on piinlik, aga noh, sa oled juba rääkinud. Samas piinlik, sa ei ole piinlikin lugusid rääkinud, sa oled rääkinud ehedaid lugusid. Endal on sama piinlik. Piinlik on kuidagi vastu võtta. Kas piinlik ja häbi käivad sul kokku või eraldi või süütunne? Korraks viskan neid sõnu. Ja süü on midagi muud. Okei. Ma tunnen end süüdi. Ma kujutan ette mineves. Muidu, kas enne Kristus ka inimesed tundsid ennast süüdi? Jaa. Võibolla. Ja Kristus tuli andestumist õpetama ju. Oota. Vaata, jah, ja piinlik tunne, mul tuleb sellega justkui nagu kõige rohkem läbi see, et mis ma vahepeal nagu tekitan endale, mis olukordi on selline, et ma ei taha vaadata oma vigadele otsa, sellepärast, et siis kui ma neile otsa vaataksin, siis on piinlik. Ja et sellest piinlikkusest hoiduda, ma lihtsalt, umbes, ei, ma ei vaata umbes sinna. Et noh, et mingi näite ma saaks tuua. Näed, tean. Sõidad kellegile autoga nagu veits lähed nõmedalt, kuidagi vahetad rida ja nagu sa tead, sa tead, et üks rida läheb üheks reaks, onju. Ja siis vahepeal teed seda, et kus nagu lähed, sõidad sinna lõpuni välja ja oled nagu mingi, lähed kõigi nende ette, kes on oodanud siis sinust kauem. Ja siis mul vahel on piinlik selle pärast. Et miks mina siis ei suuda oodata või oma tegevust nii palju läbi mõtestada, et mul on siis nagu niisugune kiire või noh. Ja siis ma ei vaata taha, vaata peeglisse, siis ma ei taha seda inimese nägu näha. Et siis ma umbes ei vaata selle olukorrale otsa või nagu, et kui ma seda teen, siis ma nagu ka umbes ei taha vaadata. Tahan kohe panna tähelepanu mingi podcasti veits kõvemaks, et siis mu tähelepanu läks kohe sinna podcasti, ma olen mingi šalalalala, seda just ei juhtunud. Ehk sa ei ole see vend, kes siis need autotuledega vildu kutab? Ma olen hakanud ka selleks vennaks, aga noh, et see, aga justkui vahepeal olen jah see, et need, ma ei taha justkui vaadata nendele piinlikele asjadele otsa ja siis nagu teen nägu, et noh, et nagu ei oleks ka olemas seda asja. Et võibolla see tuli mul piinlikkusega üles, et ma aeg-ajalt kipun neid asju tegema ja vaata siis tekib see koht, et ma ei tea seda, mida ma ei tea. Ja siis justkui, et noh, et mingid osasid oma käitumistest ma ei taha ikkagi tunnistada ja siis kui ma lõpuks neid tunnistan, siis on päris piinlik. Eriti siis, kui võivad pikalt edasi lükata seda tunnistamist ka. Mida sul häbi on? Häbi. Piinlikkus ja häbi on nagu mingi sarnased aine. Ei teagi. Häbi. Rumal olen võibolla. Jah, mu kuidagi, et kui ma kuidagi rumalaks, siis ma lähen mingi häbi olemine soostub mulle kuidagi väike laps olemisega.
et kui ma niuke ja siis ma olengi nagu väikseks lähen, mis mul on häbi või et noh, peast lähen kuumaks või punaseks. Punastama hakkan, kas see on häbi ka või et niuke, aga et nagu keegi ütleb, kui rumal ma olen või konfrondib mind, siis mul on häbi. Sa oled nii loll. Ei tule veel. Ja, et mõni saab vist kätte või vaata see, et kui Ants Rootson ütles, et sa oled niuke, siis ma olen nagu, või sa oled nagu lasteaia kasvataja siin ja nii väikseks tegid ennast ja siis ma olen nagu, et siis mul oli nagu häbi. Publiku ees kuidagi niimoodi siis, raiskasin enda aega ja paistsin nii rumal välja. Ja sa viimati vihastasid korralikult. Ma olen vihaga rohkem hakanud kontakti saama vahepeal. Ja siis need ma vihastan üsna vähe. Sest viha asi on nagu justkui nagu ma mäletan isa mingeid vihastamisi, kui ma väike olin, siis ma alati ehmatasin nii ära selle peale. Ja siis nagu viha nagu välja pursked on alati natuke ohtlikud tundunud. Ja ise olen kuidagi ka neid vältinud. Aga ma olen kuidagi rohkem kontakti saanud, aga niisugused väiksemad on, kus ma olen ikkagi, mingi eelmine nädal, ma mäletan, et mingisugune karjusin nagu autos, et nagu, miks niimoodi on praegult, või lihtsalt nagu, ei olnud isegi viha kellegi vastu suunatud, lihtsalt vihane oli olla. Ja ma mäletan, et karjusin autos nagu jonnisin ja karjusin. Ja auto on päris tore koht, kus karjuda vahel. Niisugune omaette ruum, et see on oma tuba, vaata. Sinu maailm ja oma tuba. Tead, mul on tunne, et tõmbame otsad kokku. Ma arvan, väga hea hetk selleks. Täpselt jutt see otsa ja... Küsimusi ja juttu jätkuks veel, aga siis ongi põhjus sind, siis saab, et hea koht, kust järgmine kord jätkata. Aitäh, Jaan, et teed Jaan Kruusmaa podcasti ja et pakud seda meelelahutust ja seda kuulamist ja seda ruumi, kus siin saab neid asju jagada ja rääkida ja enda hingelt kõike vabastada. Mis sa arvad, kas ma julgeksin siia ka võõra inimese kutsuda? Ma arvan, et sa julged seda teha. Küsi sult julguse. Ja ma arvan, et sulle teeb see palju head ja et sa tead, kui palju väärt see pakub sulle ja kuulajale. Kutsu muidugi neid inimesi, kes sa tunned, et... Ja viimane küsimus. Mis sa saate pealkirjaks paneksid täna? Päris hea. Päris head mõtted siin publikust tulid ka ja võiks mingi sõnamäng olla nagu millise mehega, vaata. Ma võtsin tuimalt panna vahepeal, et täitsa pekkis milline mees, David Mikamägi. Ja oih, ma sõitsin sisse. Jah. Vaata, nüüd kuidagi nõmedat muljet jätta, et täitsa pekkis bränd on ikka täitsa pekkis. Jah, mõtlesin nagu SEO mõtte. Ja. Aga sai nali, jah. Äkki nad ei viitsi lõpuni kuulata meid ja siis solvuvad kuidagi. Kats tuleb ka saatesse. Tuleb, jah? Issand. Loodame, et ta kuulab siin ja saadame talle terviseid, muusisid ja kollisid. Kuule, selle peab isegi mõtlema, mul tuli mingi perfektsionistlik tendents, et tahaks midagi tabavat panna. No aga teeme niimoodi, hinga sisse, hinga välja, ütle midagi. Ettevõtlus kui enesearengu peegel.
kui sinu peegel. Ma ei tea. Jah, nüüd hakkab juba kahtlus tulema. Oi. Aitäh kuulaja. Aitäh Jaan. Aitäh Maria. Ja Hera, kes siin vahepeal käis hingeldamas. Aitäh kuulaja, vaataja. Aitäh David. Flaks. Aitäh Maria, meie setmeister. Ja on üks soovitus tänaseks päevaks kaasa. Millega ma peaks ära minema siit? No ärge põdege, hakake tegutsema. Paum.